liikumine siis tegelikult võiks olla selline harjumuslik igapäevategevus, täpselt nagu meil on hambapesu või siis käte pesemine ja põhjuseks selleks on väga mitmeid erinevaid. Esiteks siis füüsiline tervis, kus liikumine on siis ennetuseks rasvumisele, ülekaalulisusele, samuti on meil ju vaimne tervis, mille juures siis tegelikult liikumine aitab ennetada depressiooni, ärevust, mis praegusel hetkel on väga leviv. Samuti on ka sellised sotsiaalsed oskused, et liikumine tekitab sellise mõnusa pinnase suhtluseks, sõbrunemiseks ja võib-olla ka sellisteks oskusteks siis probleeme lahendada. Ja samamoodi on ka, kui me räägime noortest ja lastest, siis tegelikult ka õppimine on liikumisega väga seotud ja aitab siis tegelikult mälule kaasa, aitab keskendumisele kaasa ja võib-olla kõige rohkem tahaks tuua välja seda, et mida rohkem saab laps selliseid toredaid kogemusi läbi liikumise ja mida rohkem ta katsetab erinevaid liikumistegevusi või seda suurem on tõenäosus, et tegelikult temast kasvab ka selliste heade liikumisharjumustega täiskasvanu.